Tere! Täna ma tutvustan siis oma lähiajal algavat kursust, mille teema on üsna spetsiifiline ja koosneb nagu kahest osast, mis üksteist täiendavad. Üks on siis biohacking, biohäkkerlus ja teine on siis vitaalne vananemine. Vitaalne vananemine huvitab eeskätt muidugi üle keskea inimesi, eakamaid inimesi, aga biohacking on aktuaalne alates nii-öelda noorusajast. Et mida varem me alustame, seda kaugemale me oma eesmärkide saavutamisel nimetatud valdkonnas jõuame. Mis on siis kõigepealt biohacking kui kultuurinähtus, see on siis viimaste aastakümnete omamoodi moetrend, kuidas saavutada siis suurepärast tervist ja võimalikult pikka eluiga. Noh, eesmärgiks on ikka seal 100, 120 ja rohkem. Ja kuna see traditsioon on niivõrd noor, siis meil ei ole veel tulemusi selles plaanis ette näidata. Kuid mis on biohackingu saladus? Põhisaladus on see, et selle abil me äratame organismi uinunud reservid, mida meie mugav eluviis heaoluühiskondades on nii-öelda kuskile maha matnud. Noh, on teada näiteks, et muistsed, kütid, korilased, kalastajad olid umbes sellise kaasaja tippsportlase füüsilises vormis. Kütid seal läbisid iga päev võib-olla 20-25 kilomeetrit joostes ja nende tervis oli suurepärane. Ja ma natuke ei usu ka seda müüti, et eluiga oli vanasti kuidagi hästi lühike. Ma usun, et loodusrahvaste seas oli väga, väga palju väga eakaid ja väga terveid inimesi. Kusjuures nad oskasid säilitada muuhulgas ka vastavate harjutustega, mida nüüd lääne ühiskond on üle võtnud, ka oma väga teravat silmanägemist. Ja me viime siis organismi piirolukordadesse 3-4 erinevas funktsioonis, mis siis hakkab meie potentsiaali uuesti aktiveerima. Sealhulgas hakkab see taastama meie mütokondreid, meie energiajaamu rakkudes, mis kuskil 40. eluaastaks on vähenenud kuskil poole peale. Ja 70. siis on nad kõik nii-öelda omadega õhtul ja nii nagu inimenegi tervikuna. Nüüd võiks korra vaadelda ka sellel kursusel erinevaid eluetappe, näiteks India kultuuri näitel, millised tegevused, millised eneseteostuse faasid oleksid loomulikud, olenevalt meie siis vanusest. Ja biohackingu puhul võib-olla ei rõhutata nii väga seda energeetilist osa, mida minagi jälle väga, väga rõhutan, tähendab, et kogu saladus, kogu uuem saladus on nii-öelda siin ikkagi meie energeetilise keha aktiveerimises. Ja siin me õpime lühidalt tundma siis põhilisi meetodeid, põhilisi energiaallikaid ja kuidas neile ligi pääseda, kuidas neid teostada, mis annavad meile siis ka energeetiliselt, me võime öelda, et noorusaja energia või isegi lapsepõlve energia, seda olenemata meie vanusest. Nii et siin tekib ka teatud selline eatuse efekt, mida varem me nende asjadega alustame, nagu siin ütleme Hiina kultuuris ja Indias ja mujal, teatud seltskond alustab seda võimsam on tulemus ka puhtväliselt, et seal tõesti 90-aastane inimene võib vabalt välja näha nagu 30-aastane. Tema bioloogiline vanus on kordades väiksem. Nüüd energiakeha aktiveerimine võiks alata siis vastavast liikumisviisist. Meie siin läänes oleme harjunud niimoodi rapsima ja anaeroobse piiri peal ennast kurnama, keha hapestama, mis nõrgestab ka meie immuunsüsteemi ja kiirendab meie vananemist. Sest hapestumine
on üks vananemise põhjuseid. Nii nagu teine põhjus on meie mitokondrite nii-öelda vormist välja langemine. Ja seetõttu on meil hea tunda sellist aeroobset, naiselikku, idalikku, energeetilist liikumist, mis on samal ajal järjest sügavamalt nauditav ja millele me saame lisada veel ka praana hingamised, mis on eriti magusad. Nii et neid me ka siin printsiipe õpime. Üldse selle kursuse põhimõte on tutvustada printsiipe ehk siis ka arhetüüpe, et me ei hakka siin nokitsema üksikute harjutuste, üksikute teoreetiliste seisukohtade vahel. See on kaasajal nii-öelda vana energia, see on ennast ammendanud ja kaasajal üha rohkem kõik toimub nii-öelda mittekanooniliselt ehk iga isiksus, iga unikaalne individuaalsus leiab nii-öelda enda lähenemise. Ja see enda lähenemine, eriti kui meil tekib energeetiline tundlikkus, on kordades võimsam kui mingi harjutusliku nii-öelda mehaaniline järgimine täpselt nii, nagu õpetaja seda ette näitab. Et siin me lihtsalt oleme jäljendajad, siin me ei loo veel, siin meil ei ole veel kontakti omaenda keha ja eriti oma energiakehaga. Nii et energiakeha liikumine, ütleme sellise liikumise sümboliks on vabatants, eriti naiste puhul. Ja selle lääneliku, meheliku ja peab liikumise sümboliks on tippsport, kus ma pean seda tegema. See on raske, seda tuleb teha hambad ristis, seda tuleb teha vigastuste ja kõige selle hapestumise, vananemise hinnaga, eks ole. Kaasajal on muidugi asi natukene teaduslikum. Kui vanasti olid ikka tippsportlased enam-vähem invaliidid vanemas eas, siis täna võib-olla see asi ei olegi nii hull. Sest teadus on ka siin kaasa tulnud, et aita inimesi säästa. Eraldi teema on muidugi magamise kunst. Ja me näeme, kuidas selline energeetiline liikumine pärineb tegelikult meie igaöisest magamisest. Nii nagu meie praana hingamised jällegi pärinevad samuti mingitest väga loomulikest tegevustest, mida me niigi oma elus nii-öelda alateadlikult teeme. Ja teiseks lisaks liikumisele saab siis energiakeha hakata aktiveerima läbi südametsakra aktiveerimise. Siin on mõned väga võimsad variandid, kuidas aktiveerida nii süda, selle kaudu ka aju ja läbi murda sellest nii-öelda nõiaringist, mida meile esitleb Joe Dispenza oma üleloomulikkuse saavutamises, mis võimaldab meil siis hakata looma, vabaneda minevikus lohisemisest nii-öelda ohvri ja orja rollist ja asuda looma meile soovitavat tulevikku juba olevikus, siin ja praegu. Nii et paradise now, et sellel on ka oma sügavam tõlgendus või tähendus. Siis pisike vaheteema on näojooga, mis on kaasal üsna populaarne, mis võimaldab meil lõdvestada näolihased ja seeläbi vähendada või aeglustada kortsude teket. Ja siia alla kuulub ka pisik ülevaade siis silmanägemise loomulikust taastamisest. Vitaalse vananemise juurde kuulub hea silmanägemine. See ei pea olema null, piisab sellest, kui me saame vabalt lugeda keskmist kirja, saame lugeda raamatuid, saame lugeda arvutit, eks ole. Ei peagi rohkem pingutama. Mõnel muidugi tuleb see kiiremini välja, nagu minu kunagisel õpetajal Ždanovil, kes siis taastas oma silmanägemise 6-päevase kursuse kestel. Tal oli siis +2 oli see nägemine tol ajal. Nii, edasi väga oluline teema on siis ülesaamine negatiivsetest emotsioonidest, depressioonist, ärevusest, hirmust, vihast, kadedusest ja nii edasi. Ja siin on jõutud väga selge printsiibini,
mida on siis avastanud ja praktiseerinud mitmed tuntud tegijad, alates Brandon Bassist. Ja see on seotud ka varjutööga, milline on siis see tõhus varjutöö. Ja siin on huvitav vaadata ka seda, mida on meile tutvustanud Eva Lepik. Ja, ja muidugi, mida on meile õpetada Georgi Gurdžijevil ja Pjotor Uspenskil. Nende varjutöö on palju peenekoelisem ja see alustab mingist väga meile lähedasest momendist, millest me kogu aeg võib-olla üle vaatame. Et New Age kipub olema oma romantikas hästi kaugele haarav, aga vahepeale jääb nagu tühi maa ja seetõttu need meetodid ja lubadused võivad olla küll väga atraktiivsed. Kuigi ma nõustun, et inimese valgustumise meetodid on tõhustunud läbi aastatuhandete. Ja ma siin tavaliselt olen toonud sellise, ütleme, jada, et kui Paramahansa Yogananda väidab oma ühe joogi eluloos, et valgustumiseks läheb vaja miljonit aastat kehastumisi, siis Vajrayana budism, mis loodi siis Padmasambhava poolt, kes viis Tiibetisse budismi ja ühendas selle kohaliku šamanistliku bönniga, võimaldab inimesel vabaneda väga kõrgele tasandile juba ühe eluga. Aga hiljem tuli juba zen-budism. Vist Bodhidharma viis siis selle budismi Hiinasse, seal tekkis siis budismi ja taoismi süntees, mis võimaldab inimesel jõuda väga kõrgete tulemusteni juba mõne aastaga. Või seal 10 aastaga, 20 aastaga, miks mitte. Ja Ken Wilber ütleb, et kõige kõrgema tasandi müstikuid, mida ta nimetab siis mitteduaalseks müstitsismiks, ongi andnud zen-budism kõige rohkem adepte. Nii et ma natuke hakkan uskuma, et ka uued kaasaegsed meetodid, mida nüüd õpetab siin Joe Dispenza ja mida lubab justkui ka Eva Lepik siin, oleneb nüüd, kuidas tema neid termineid mõista. Et tõepoolest, seal võib olla midagi. Ja niisiis me vaatame seda kõige tõhusamat printsiipi depressiooni, ärevuse, hirmu ja sellest tulenevate negatiivsete emotsioonide ületamiseks, integreerimiseks. Ja lõpuks me vaatame ka surma probleemi. Meie kultuuris surm on probleem. Ja selle võib panna nüüd jutumärkidesse, kui me natukene õpime tundma nüüd traditsioonitarkust ja kaasaja teaduse teadust ehk transpersonaalset psühholoogiat, siis me näeme, et see probleem on seal läbi töötatud ja omal moel lahendatud. Kus isegi 4. astme rasked vähihaiged, eks ole, vastavate teraapiatega paljudel juhtudel kaotavad täielikult surmahirmu. Ja kui nad jõuavad ka väga kõrgete kosmilise teaduse kogemusteni, siis nad rõõmuga nii-öelda ja täielikult ettevalmistatuna surevad. Nii et Carl Jung on öelnud, et eakas inimene, kes kardab surma ja ei tea sellest mitte midagi tahta või ei taha sellest mitte midagi teada, on niisama ebaküps kui nooruk, kes ei taha täie rinnaga elada, kes mõtleb näiteks mingist enesetapust. Ja teiseks ta ütleb, Grof ütleb, et me ajame segi kehasurma ja egosurma. Me arvame, et kui me ennast ära tapame, et siis me saame lahti ka egost kõigis selle kannatustes. Kuid tegelikult see nii ei ole. Ja veel üks teema, mis siin oli seotud kogu selle nii-öelda komplektiga, on siis meie füüsilise keha hooldamine. Ja siin on vaja siis natuke tutvuda keha puhastamisega, kehavee režiimiga,
meile vajalike toitainetega. Kui meil tuleb neist toidust puudus, siis me saame neid manustada lisaks bioaktiivsete toidulisanditega. Ja neljandaks siis kehakaitse, eeskätt antioksüdantne kaitse, hapnikupuuduse vastane kaitse, mis jällegi hapestab meid ja sellega kiirendab meie vananemist. Tuletame meelde, et teema oli vitaalne vananemine. Ja ma rõhutan veel kord, et sellele lisandub hinge ja vaimu tasand. Nii et kui me teeme selle kursuse läbi, isegi kui me oleme väga nii-öelda hinge ja vaimu kauged ja oleme harjunud tegema sellist jõhkrat füüsilist suurte koormustega trenni kuskil jõusaalis, siis kui teil on huvi, kui te tunnete, et on tekkinud mingisugune sisemine magnet, siis te saate tegelikult hea lähtealuse, et avaneda esiteks hingetasandi autentsuses ja hiljem hakata taipama, mis asi on elu vaimus. Et me saame siin liikuda väga, väga võimsas perspektiivis. Ja seda kõike me saame teha üheskoos. Nii et see on selline tutvustus, ma lisan siia alla sellega kirjalikult ja vastavad siis juhendid juba konkreetseks osalemiseks sellel kursusel, mis saab olema ilmselt ühekuuline. 1 kuu on võimalik olla suletud Facebooki grupis ja omas tempos käia läbi kõik need videod, kõik need kirjalikud materjalid, teha neid praktikaid, eks ole, et on võimalik liituda ka hiljem. Ei pea kohe alguses, sest ka hiljem on võimalik kommenteerida, on võimalik küsida ja saada vastuseid. Nii et loodan teiega kohtuda siis juba minu kursusel biohacking ja vitaalne vananemine.